Tere tulemast Kantar Emori turunduse ja kommunikatsiooni podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Vink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külalised tulevad meil Kantar Emorist, Aivar Voog ja Katrin Männaste, uuringueksperdid. Tere! Tere! Ja juttu tuleb vast valminud Eesti suurettevõtete maine ja tuntuse uuringust, traditsioonilisest uuringust. No Katrin, räägi, millal läbi viidi ja kui mitme inimese seas me neid küsitlusi teeme ja mille alusel üldse ettevõtted sinna sisse on sattunud? Nagu Alar juba ütles, et traditsioonilise uuringuga tegemist ja viimastel aegadel me oleme seda läbi viinud sügisperioodil novembrikuus ja sellel aastal samamoodi. Küsitlus toimus novembris ja tegemist on siis Eesti elanikkonnale esindusliku valimiga veebiküsitlusega ja sellel aastal vastajate arv oli 1084 inimest. Aga nüüd sellest, et kuidas me ettevõtteid valime sellesse uuringusse, et siin on üsna kindel alus, me valime seda käibe edetabeli järgi ja me valime sealt tuntumad ettevõtted, et käibe edetabelis on üksjagu ka niisuguseid ärilt ärile ettevõtteid, mis võib-olla tavainimesele väga teada-tuntud ei ole, on sellised spetsiifilisemad, aga siia me valime ikkagi niisugused, millega ka eratarbija moel või teisel kokku puutub ja selleks piiriks kust nagu meie edetabelisse satub, on viimastel aastatel olnud kusagil seal 300 pluss ettevõtet selles käibe edetabelis, et siis nagu, kes on veel umbes 300. kohal, et nemad mahuvad ka meie uuringu nimekirja. Korralik arv. No Aivar, millal tegema hakati ja miks Emor hakkas tegema seda uuringut? Esimene uuring sai läbi viidud aastal 2000 ja siis sai see tehtud spetsiaalselt meie turunduskonverentsiks, et tol ajal Emor korraldas veel ise ja oli vaja niisugust mõõdikut, mis järjestaks just Eesti ettevõtted ära, et eelnevalt me olime teinud brändide edetabeli uuringut, aga kuna brändide edetabelis seal tuli hästi palju igasuguseid rahvusvahelisi brände tuli sinna edetabelisse, siis oli vaja nagu sellist uuringut, mis hõlmaks Eesti ettevõtteid ja mitte ainult siis sellised ettevõtteid, kes suhtlevad otse tarbijaga, vaid ka erinevaid taristuettevõtteid ja teisi taolisi, kes tegutsevad B2B turul, aga kes siis kvalifitseeruvad oma müügikäibe alusel sellesse uuringusse ja kui me seda malli mõtlesime, et mispärast ja mida ettevõtete puhul mõõta, siis me lähtusime Charles Osgoodi teooriast, kus ta need järeldused siis tegi sellest oma semantilise diferentsiaaliga mõõdetud uuringu tulemustest, kus ilmnes siis 3 faktorit, mis on nagu ükskõik kui palju sa neid vastandlikke omadussõnu paare uuringus ei mõõda, nad grupeeruvad enam-vähem 3 faktorisse, tugevuse, meeldivuse ja siis aktiivsusega seotud faktorisse. Ja kuna tõesti see ettevõtte tulk on suur, siis pragmaatilistel kaalutlustel me valisime 2 faktorit, selle meeldivuse ja tugevuse faktori ja alguses me ei näidanud seda ei teinud edetabelit selle maineindeksi alusel, vaid lihtsalt näitasime 2 faktorit eraldi, nii seda meeldivust kui ka siis tugevuse kuvandit, aga hiljem me siis tegime sellest 2 faktorist ühe siis mõõdiku maineindeksi, mille alusel me oleme siis, selle alusel on siis ka järjestatud Eesti ettevõtted. Tule ütle, kas 26 aastat teha ühte uuringut, et kas see on kõige pikem uuring, mis on, või on mingid teisi ka siin, mis on võistlevad sama pikkusega, mida me oleme iga aasta järjepanu küsinud? Eks neid ju, me nimetame neid trendiuuringuteks, me alustasime nendega juba 90ndate keskpaiku, siis kaubanduse vallast oli üks hea seire nimeline, mis on oma nime säilitanud, aga see metoodika, et kuidas neid asju mõõdetakse, on läbi aastate muutunud, aga see uuring on siis selle mõttes ainulaadne, et see metoodika on säilinud, et see, kuidas siis küsitakse inimese käest
on siis täpselt sama, nii nagu me küsisime aastal 2000. Okei, et see intervjueerimise meetod on nüüd muutunud, et kunagi alustasime näost näkku meetodiga, nüüd on ta 100% veebiintervjuudel baseeruv, aga muus osas jah, see mida inimeste käest küsitakse, see on täpselt sama sugune nagu 20 või 25 aastat tagasi. No ma mõtlengi, et osad meie kuulajad polnud sündinud siis, et seda uuringut alustati juba palju varem. No Katrin, me algul küsime sinna alati tuntuse aspekte, et suured ettevõtted on ühtlaselt väga tuntud või? Jaa, no terve hulk ettevõtteid on selles uuringus, mis on tuntud 99-98% inimestest, et see 1% on jah nagu selline loomulik kadu nii-öelda, et on igasuguseid inimesi tõesti, kes ei ole nii laialt ühiskonnas toimuvaga kursis ja siis mõni ettevõttega täiesti kahe silma vahele jäänud, aga suurem osa tõesti nendest on väga, väga hästi tuntud ettevõtteid ja me paneme siin ka piiri, et me tegelikult analüüsime neid ettevõtteid, mis on vähemalt 40% inimestest tuntud, et noh, kõigepealt me selekteerime, eks ole, ise sellest käibe edetabeli põhjast, et võib-olla ma täpsustan seda, et ma enne ütlesin, et see piir on kusagil seal 320. positsiooni peal käibe põhjal, aga no uuringus meil on 100 ettevõtet, et need ülejäänud 2/3 ongi siis seal niisugused, mis tegutsevad nagu rohkem ärilt ärile ja ei ole asjakohased tavainimese käest küsida nende maine kohta. Ma lihtsalt mõtlen, et seekord ma nägin esimest korda, võib-olla täpsustate, et olete varem näinud, et number 1 positsioon oli Eesti Post Omniva, mis oli 100%, et ma mäletan, et kui ma olin Kalevis ja Teres, ma küll jahtisin seda 100%, aga seda ei tulnud, et tuli ka selle 99-98, et ma ei tea, Aivar, oskad sa öelda, et missugustel ettevõtetel on suurem potentsiaal sinna see 98-99% saada, et kas nad peavad üle Eesti olema ühtlaselt kättesaadav ja nähtav ja tarbijatele? Jah, et see peab olema ettevõte, kes läbi oma teenuse või toodete suhtleb kas või iganädalaselt, mõned ettevõtted suhtlevad ju igapäevaselt oma lõpptarbijaga, et sellised ettevõtted, et mis need saavad olla, et kas nad on siis mingi tarbekaupade või toidukaupade tootjad või tänapäeval siis mingite finantsteenuste pakkujad. Või infra siis, eks ole, jah? Või nagu infra. Energia, jah. Energia, noh, et sa igakuiselt pead selle peale mõtlema, et vähemalt, et see on sul kogu aeg olemas, aga arve ja täpselt, et arve maksmine, et siis vaatad jälle, kurat, kuidas no, aga Katrin, ütle mulle seda, et kui vaadata neid toppi seal 10 või 20, need, kes kõige tuntumad on, kas need korreleeruvad aastast aastasse ka meie selles maine topis või see üks ühele ei ole nagu korrelatsioonis? Ma ei olegi ausalt öelda niimoodi siin vaadanud, et aga et seda ma ei ole tõesti niiviisi vaadanudki, et kas nagu tuntumad on siin ka mainekamad, kui nüüd nende kõige mainekamate peale mõelda, siis ega seal sees vist selliseid mitte tuntud madalama tuntusega ei ole jah, et tõenäoliselt on need ikkagi kõik seal jah, vähemalt 80% pluss. No, ta võib olla mingi kitsa segmendi asi, eks, ja tal on hästi lojaalne või hästi rahulolev siis kliendirühm on, eks. Ma lihtsalt mõtlengi, et kas turundajal peaks olema, kui ta tahaks enda ettevõtet näha seal selle sama mainekuse topis, et ta tegelikult peab selgelt tegelema selle tuntuse poolega ka, et kui seda tuntust ikkagi kõrgeks ei saa, siis arvatavasti ei saa seda tugevuse ja positiivse kuvandit ka väga palju ülesse. Jah, et meil on see piiriks 40% tuntust, et sa pead olema siis vähemalt 40% Eesti elanikest tuntud. Et see on iseenesest päris raske, kui sa suunad ennast väga kitsalt mingile kitsale segmendile, ütleme 5-10% Eesti elanikkonnast, et siis seda tuntust on väga raske. Siis ikka tervikuna selles uuringus üles ei tule, eks ole, sa saad olla mingisuguses tarbijasegmendis tugev, aga kogu elanikkonnast siin on küll tuntumad, et
no Aivar selgitas algul, kuidas maineindeks kokku tuli tugevuse skaalast ja positiivse negatiivsuse skaalast või tugevus-nõrkuse skaalast, on ju. Et see ei saa vist öelda, et on ühtlaselt need, kes siis on toppi tulnud, me varsti nimetame selle topi esimese osa ka ära, aga et ennem kui me sinna läheme, et kas see vastab tõele, et sa pead olema nii tugevuse skaalal kui positiivsuse skaalal üleval, et saada seal topis see positsioon või võib olla ühel või teisele poole natuke ka viltu, et sa oled tugevam, aga võib-olla ei ole nii positiivne või oled väga positiivne, aga ei ole tugev. Et sellega ongi nii ja naa, et on tõesti seal eesotsas ettevõtteid, kellel on see nagu täiesti tasakaalus, aga siiski on võimalik üsna kõrgele kohale tulla ka nii, kui üks on natukene tugevam kui teine, et kas siis see hoiak või siis tugevuse hinnang, et nüüd tugevusele toetuvad rohkem tavaliselt niisugused tõesti need infraettevõtted, et siin on Eesti Energia on üks niisugune näide, kes on tugevuse poolest täiesti eesotsas, suhtumise poolest pigem seal viimase kümnendiku sees, kus on nagu hästi suured need käärid, ka pankade puhul on, nende suuremate pankade puhul eeskätt on see, et tugevus mõjub sellele maineindeksile rohkem kui suhtumine ja teiselt poolt jällegi toidutööstuse ettevõtted kalduvad olema need, kus on see positiivne hoiak mängib suuremat rolli selles kõrges edetabeli kohas. Aivar, kuidas seda vaadata, et kas see on kinni siis ettevõtete oma tegevusest või on see kinni sellest kategooriast tulenevatest mingitest piirangutest või võimalustest, et kumba poole ta siis läheb, et ta annab tugevusse rohkem või positiivsusse rohkem või mingi üldine majandussituatsioon, mis neid asju siis nagu ühele või teisele poole suunavad, et kui energias on kallid hinnad, siis me ütleme, et ükspuha, mis see Eesti Energia teeb, vahet ei ole, ikka on süüdi, eks ole, ja kui toiduainete hinnad tõusevad, siis nad on ikka süüdi, eks ole, mis siis, et või kust see tuleb? No eks neid aspekte ole erinevaid jah, et sõltub sellest on ju sellest teenusest ja tootest, et kuivõrd meeldiva elamuse sulle pakub, et paratamatult see toiduainete tööstus, kes pakub väga häid erinevaid maitseid, on ju, et siis ta suhtumise mõõdikus on seal alati nad eespool või ta on meelelahutusteenuse pakkuja, on ju, siis paratamatult, et inimesele ikkagi sa tarbid seda teenust, mis sulle meeldiva mulje jätad, on ju. Taristuettevõtted on paljudel juhtul sellised ettevõtted, kelle teenust sa oled sunnitud on ju, muude teenuste tarbimise jaoks tarbima, eks, et no, aga samal ajal see garanteerib selle, et see tugevushinnangutes, tugevuse nõrkuse skaalal need taristuettevõtted on nagu selgelt alati tunnetatakse hästi tugevana. Eks siis, eks selle kuvandil on nagu mitu, on ju, see tähendusruum on nagu hästi lai, on ju, ja seal on kaks nagu hästi olulist mõõdikut, see meeldivus ja tugevus, mõlemad on hästi olulised, et kui mingi bränd on hästi tugev, on ju, siis ka respekt selle brändi suhtes, okei, ma saan aru, et see arvete saamine ei ole eriti meeldiv, on ju, eks, eriti suurenenud arvete saamine, aga ma aktsepteerin, et see teenus on mulle vajalik, on ju, igal juhul ja kui ma hindan teda tugevaks, on ju, siis see respekt selle brändi suhtes on olemas ja kuigi see meeldivuse komponent on seal võib-olla nõrgem, aga seda kompenseerib see tugevus. Kuule, aga millest see tuleb, et erinevatel aastatel nendes valdkondades seesama kas või tugevuse või meeldivuse aspekt läheb kas üles või läbi kategooria, kas üles või alla, millest see tuleb? Ma ei tea, Katrin, oled sa vaadanud, kas see on seotud mingi makrommuudatustega või millega? Ja see aeg-ajalt kindlasti on sellega seotud, tundub niimoodi, et need samad energiahindade tippaeg, mis siin oli 2022, näiteks 2023, siis oli nagu selles tööstusenergia valdkonnas kohe näha seda, kuidas eeskätt seesama suhtumise hinnang langes selle valdkonna ettevõtetel ja tänu sellele ka siis tervikuna maine hinnang ja nende ettevõtete positsioon. Siin vahepeal olid näiteks ehitusettevõtted paar aastat tagasi kuidagi väga madalamal ja sellel aastal on märgata selles tööstusenergia poolel just näiteks osade ehitusettevõtete maineindeksi paranemist natukene ja seesama toiduaine teema on ka
liikunud niiviisi, et kui parasjagu on sellise hinnatõusu teema rohkem üleval, siis kohati võib mõjutada seda suhtumist. Aga üldiselt, vaata kui on need kriisiperioodid nagu aastal 2009, siis see mõjub tegelikult ühtlaselt peaaegu kõikidele ettevõtetele, et inimeste hinnangud ikkagi sõltuvad sellest hästi palju majanduslikust taustast, on ju, et kui majanduslik taust on optimistlik, positiivne, et siis ka inimesed on lahkemad oma hinnangute andmisel, ehk siis et ettevõtte maine hinnangud on palju kõrgemad kui sellel kriitilisel perioodil, see on siis 2009 on ju olnud ja võib-olla ka siis kui see 22 see ütleme see suur hinnatõus toimus on ju, et siis ka paljude ettevõtete, taristuettevõtete hinded langesid on ju ja siis see, mis mõjutab alati on ju paljudel juhtudel ka ühest ettevõttest sõltumata, ütleme, kui ühes valdkonnas on hästi tugev liider on ju ja sellel liideril on mingi skandaal, konkreetseks näiteks 2019 on ju, see rahapesu skandaal on ju, mis oli seotud küll ühe konkreetse pangaga, aga see mõjutas kogu seda finantsvaldkonda ikkagi. Aga ta ei laiene teistele kategooriatele, see oli hea näide, eks ole, et ma oleks seda küsinud ka, et ta on siis isoleeritud sinna sisse, aga ta ühtlaselt mõjutab, et ühe turu osalise tegevused põhjendatud või mitte, eks ole, need süüdistused põhimõtteliselt siis kohe laienevad sellesse kategooriasse ja nüüd küsimus on, kui suur see skandaal peab olema, et ta üldse nagu mõjutab, kas ta peab ajaliselt mingi pikkus olema, et inimeste jaoks hakkab ta tunduma, et see on mingi suurem asi või? Jah, et ütleme siis panganduses Swedbankile ta mõjus ainult 1 aasta tegelikult ja 20 oli ta juba taastumas. Et see oli korraks nagu pikk võnge, aga näiteks Tallinna Sadama puhul, et kui see kriminaalasi algatati, et siis see mõju, kuna see oli pidevalt oli seal meedias seda asja kajastati, et siis ta mõjus nagu mitu aastat, aga selle skandaali mõju nagu sõltub hästi palju sellest, et milline see sinu baastase on, et kui sa oled ikkagi tugev bränd on ja, et siis see võnge on lühiajaline, aga kui sa oled hästi nõrk on ju, siis see löök on niisugune ütleme siis valdav, et kui me alustasime seda uuringut on ju, siis meil olid ka seal taristuettevõtted ja 2001 oligi selle Eesti Raudtee erastamisega seotud skandaalid, mis mõjutasid nagu Eesti Raudtee kuvandid nagu totaalselt, et ta läks nagu graafikust välja või ta oli piirjoonel on ju, eks, et ja see mõju jäigi sinna, et nad ei taastanud seda. Kuule, aga ütleme, me algul küll ütlesime, eks ole, et mida me seal mõõdame, aga et mida see ühele brändi omanikule üldse annab, see, et tuntuse teema on arusaadav, eks ole, kui just keegi ei tea, siis ei oska ka keegi tulla su juurde pöörduda, aga et miks sa pead olema tugev, miks sa pead olema positiivne? Kas pead üldse? Ma ei tea. Aga see sama asi, et millest me rääkisime, et skandaali mõju ju, et kui sul juhtub mingisugune, ja ikka juhtub ettevõtetel mingisuguseid apsakaid või satuvad enda tahtmata on ju mingisuguses kriisiolukorda, siis kui sul on tugev bränd ja sa oled eelnevalt hästi kõrgelt hinnatud, siis see aitab hästi kiirelt taastada oma kuvandit, sul on see baasusaldusväärsus on hästi kõrge ja see väike niisugune kahtlustuse uss ei murenda seda, et aga kui sul on nõrk bränd on ju, siis sa oled, see sama näide, mis ma siis 2000 aastate nullindate alguse kohta tõin on, eks, et kui sa oled nõrk bränd, et siis ka väike skandaal võib sulle mõjuda laastavalt on, et sa sellest ei kui me läheme erakondade juurde on ju, siis me oleme näinud hästi kiireid tõuse nagu Vabaerakond ja Eesti 200 on, eks, aga skandaalid ei jäta ja sa oled nagu poliitiliselt turult kadumas on, eks, üks on kadunud, teine on, ütleme, et ka Vabaerakond on mingis uues modifikatsioonis marginaalsed osakaaluga, aga kui sul on nagu tugev bränd on ju, nagu Keskerakonnal ja Reformierakonnal, siis need skandaalid nagu aitavad sul selle kriitilise perioodi üle elada ja garanteerivad selle, et mingi aja pärast sa hakkad jälle kasvama. No Katrin, selle aastal, mis see meie top seal teeb, et on meil uusi üllatajaid, on meil uus juht või on endiselt kõik sama?
Ei ole sama, meil on tegelikult esikolmik eelmisest aastast erinev, et kui eelmisel aastal oli Swedbank, Eesti Pank, Carvalho, siis sellel aastal on niisugune esikolmik, et Coop, Tallinna lennujaam ja Tallink. Aga see, et nüüd esikolmik on täitsa erinev, ei tähenda seda, et meil ongi nagu mainekuse tipus täitsa teistsugused ettevõtted, et kui ma ikkagi vaatan seda, milline oli esi10 möödunud aastal ja sellel, siis 7 ettevõtet sealt esi10 tegelikult kattub. noh, see maine konkurents ongi väga tihe, et ega need tipus ettevõtetele antud maine hinnakud on suhteliselt sarnased ja noh, see koht 2 siia sinna liikuda, et see tuleb selles uuringus üsna kergesti, et see ei tähenda seda, et selle mainekusega oleks midagi katastroofilist juhtunud, kui ettevõte paar kohta langeb. Kas see, et nad sinna top 3 on saanud nüüd, kas see tähendab, et nad on ühtlaselt nii tugevuses kui meeldivused sarnase või on seal siis mingi aspekt on nendel palju tugevam ja nad ikkagi selle positsiooni on saavutanud? Et mis puudutab Coopi ja Tallinkit, siis nende puhul on see nagu suhteliselt tasakaalus, et Coopil on veidi enam selle positiivse suhtumise poole kaldu ja Tallink on nagu ettevõtete keskmisega võrreldes täiesti tasakaalus tugevuse ja suhtumise poole pealt, sest üleüldiselt ongi niiviisi, et tugevus kaldub olema natukene kõrgemalt hinnatud keskmisena kui suhtumine, seal on selline läbi aastate püsinud, noh kui me keskmisi vaatame 10 palli skaala, selline 0,4 palli on see erinevus tugevuse kasuks. Et jah, Tallink on seal täiesti tasakaalus, Coop pisut suhtumise poole, aga nüüd Tallinna lennujaam, see on üldse ettevõte, mis oli meie uuringu nimekirjas esmakordselt ja selle sama asja tõttu, et tema tõusis esimest korda sinna käibepiiri peale, et kvalifitseeruda uuringusse ja tõusis, ma ütleks, et minule isegi mõnevõrra üllatuslikult kohe teisele positsioonile. Ja Tallinna lennujaama puhul on see positiivne suhtumine see, mis seda tugevat mainet toetab. Et need käärid ei ole küll jah nii suured, nagu ma enne siin tõin näite Enefiti puhul, Eesti Energia puhul tugevuse kasuks, et nii suured nad ei ole suhtumise poole, aga nad on suhtumise poole kaldu. Proovime korra käia üks ühele läbi, et Aivar, mis sa arvad, mis see Coopi fenomen on? Miks ta sinna on sattunud? No hästi lai on ju klientuur üle Eesti ja Coop on kõrgelt hinnatud just maaelanike hulgas, kelle jaoks on ta üks väheseid alternatiive, kus ma saan on ju osta ja noh, Coopi maineindeks toetab ka Coop Pank hästi tugevalt, nad on ikkagi ju sümbioos on, eks, et ja see, et Coopi pood on ju, pakub ka sul võimalusi teatud siis ka nagu finantstehinguid on ju, finantstooteid on ju, pakub, et läbi Coopi poe, et ta on nagu üks maa-asulatesse üks esindaja, kes siis peale seda, kui paljud suured ettevõtted leidsid mingisuguse, noh, ütleme siis kulude kokkuhoiu printsiibil on lakkunud, siis Coop on üks väheseid, mis on jäänud maa-asulatesse ja selle tõttu ka teda ka hinnatakse, aga noh, Coop on esindatud ka suuremates linnades, küll Tallinnas on nad positsiooni võrreldes 90-ndatega nagu tugevalt kaotanud, aga ikkagi on nad siin olemas. No aga miks just see aasta, nad on nagu varasematel aastatel sarnaselt olnud, et ma ei ole midagi pannud tähele, et nad oleks rohkem kauplusi avanud, tegelikult on ju päris palju suurem konkurents selles valdkonnas, et ma ei tea, Katrin, on sul mingisugune vaade, mis sinu tunnetus on, miks see olukord selline? See, mis Aivar ütles, et ma veel lisan seda, et tõesti kõikides nendest suuremates elanikkonna segmentides välja arvatud Tallinn on Coop see ettevõte, mis kusagil esi10 välja ei lange. Ja nagu vaadata, et kus ta nüüd nagu veel tugevnenud on, siis maapiirkonnas see tugevnemine jätkub, et kogu seda jaekaubanduse konkurentsipositsiooni vaadates jah, Coop tõesti väga tugevalt toetub sellele väljaspool Tallinna elanikkonnale. Ja ka näiteks, mida ma märkasin, kõrgemas sissetulekurühmas oli paranenud Coopi positsioon naiste hulgas sellel aastal, et aga noh, jaekaubanduses on see konkurents päris suur, seal on ju meil Selver ja Rimi ja Prisma ja Lidl on ju teatud segmendi jaoks, kes on ta hästi tugev on ju ja seis on, seal on ka
toidukaupade osas on seis natukene ju segasemaks muutumas, et ka ehituspoed on ju, kes on algselt olnud spetsialiseerunud ainult ehitus- ja rauakaupade müügile on hakanud pakkuma seal ka FMCG ja ka toidukaupa nagu Depo on ju, mis on teatud segmendile Lasnamäe elanikele vist nagu bränd number 1 on, eks. Et ma kujutan ette, et meil küll linnaosas seda kaupa ei ole, aga kuule, aga ma mõtlen nüüd natukene... Et konkurents on suur, seda, mis ma tahtsin mõttele lõpuni viia, et see kaup on nagu hästi kõrgelt, et see, kuna konkurents on suur, siis järgmine aasta võib teil väiksed nihked toimuda, et see suhtumises on see teatud siis polariseerumine või on siis igal brändil on omad fännid, et kui tugevuse hinnangutes on nagu siis hinnangud suhteliselt sarnased, seal ei ole sellist polariseeritust, seal ei saa nagu mitmeti mõista, et pank on tugev on ju, et seal ei saa mitmeti olla, aga suhtumises saab nagu olla erinevaid nagu siis rühmi, kellele mingisugused brändid tunduvad rohkem meelt mööda kui teistele, et seal polarisatsioon on olemas, osad, kes on mingisuguse poe armastajad ja teise poe vihkajad. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui on majanduses ei ole head ajad, on ju, tarbija usaldus on madal ja meie klassikaline, eks ole, tarbija siuke CVI, et me vaatame kuidas need grupid jaotuvad, et kes on sellised uute asjade poolt ja kes on rohkem konservatiivsed. Et mulle tundub, et kui on selline situatsioon nagu on, siis minnakse tagasi majakate juurde, selliste suurte vanade brändide juurde, mis on kindlad ja vähem nagu vaadatakse selliseid alles tulnud, kõik on väga suhteline, ütleme, et võib-olla viima 5-10 aastat sellised, kes on nagu uudsete asjadega, et kas me näeme umbes samat asja, et ma Tallink on kogu aeg sõitnud oma suurte laevadega, on ju. Et lennujaam on füüsiline koht, on ju, jah, me ei ole teda varem, ta on kogu aeg seal olnud, see on selline meie niisugune värav välismaailma kogu aeg olnud, kas võib niimoodi isegi mõelda? See fenomen on olnud, et kriitilistel aegadel inimesed nagu siis hindavad rohkem selliseid traditsioonilisi, klassikalisi brände, klassikalisi variante, klassikalisi tooteid ja kui inimeste optimism ja kindlustunne paraneb, siis hakkab suurenema ka see variatiivsuse soov, otsitakse uut, on ju, innovaatilisemat asju ja nii edasi, aga praegult, kui kindlustunne ja optimism ei ole eriti head, on ju, et või on madalal tasemel, et siis see paratamatult väljendub, jah, tõesti, et pigem siis harjumuspärastes variantides kinni olemist ja hinnatakse rohkem klassikat. Mis sa arvad, Katrin, kas see eestimaine omandus on nagu, me jällegi ei küsi ju niisuguseid asju, aga kui me vaatame jälle seda topi, et see on ju, Coop on eestlaste omanduses, on ju, Tallink, börsiettevõtte küll, aga võtmeaktsionärid on eestlased, on ju, Tallinna lennujaam on eestlaste oma, on ju. Seal on topis veel, me jõuame ka nendeni, et see eestlaste omandus on, kas see on inimese jaoks mingi tähtis aspekt või ta ei taju seda, et me oleme ka jaekaubanduses, kuigi sa rääkisid, siin on päris palju ka välismaa omandust, eks ole, sees on. Et sellega on ka arvatavasti nii ja naa, et millisele elanikkonnagrupile on see nagu tähtsam ja millisele võib-olla vähem tähtis, aga ma usun küll, et see kindlasti üks aspekt on, et ikkagi tegelikult teatud selline segment on olemas, kes sellele võib-olla nii hea pilguga ei vaata, on ju, kui omanikud vahetuvad näiteks Eestist väljapoole ja vaatavad positiivsema pilguga, kui see on nagu vastupidi, eks ole, et Tallinki case siin kunagine. Mis sa arvad, on seal mingi aspekt sellel valikul inimeste jaoks või tundub see liiga kauge nende jaoks, nad ei taju üldse seda? Eks see väljendab nagu selles kuvandis, et ega näiteks Kalevi brändi hindamine, mis on läbi aastat olnud, sõltumata sellest, kes on omanik olnud, on, eks, et on ikkagi, et ta on ikkagi eestimaine, on, eks. Ta annab siin koha peal tööd, et sellest piisab. Ja sellest piisab, et sul peab olema selline nagu mingisugune seos kohalike asjadega, et kas läbi selle tootmise või selle läbi sinu päritolu, on, eks, et sa oled siin tehtud, on ju, loodud, on ju, et siin tunnetatakse omana nagu lähedasena, eks. Et see ei pea tähendama seda, et inimene peab täpselt teadma, et see omanik on täpselt rahvuselt eestlane, Eesti riigi kodanik, ei, see ei oma, aga see, et see bränd on nagu päritolult, et ta on siin loodud, et ta on siit seotud tootmisega, nii nagu
Maxima on selle, ta on kommunikatsioonis hästi palju seda ju kasutab ju Eesti tuntuid isikuid ja püüab rõhutada seda nagu kohalikku seost, et nad on alguses, kui nad tulid, on ju, neid tunnetati võõrapärasena, eks tasapisi seda seost suurendavad, aga nad ei ole veel saavutanud, aga paljudel juhtudel, noh, et ka suurte brändide puhul, kui Coca-Colal oli siin tehas, siis ka Coca-Cola puhul oli see, et tunnetati, et see on nagu mingi kohalik. No jaa, aga vaata, sa tõid huvitavad asjad välja, üks on selle brändi nagu ajalugu siin koha peal, teine on siis see baas, millega kas toodetakse või kauplused on füüsiliselt olemas, aga kui juhtub siuke asi nagu Coca-Cola puhul, et sisuliselt enam tootmist ei ole, on ju, ka teiste brändide puhul, et üha rohkem võib-olla võetakse kuskilt väljaspoolt ja see bränd on siin olemas, mõnes mõttes ta enam ei ole nii suur tööandja, eks ole, brändina ja ettevõttena ta on suur, käibed on suured, kas võib eeldada, et seal võib siis mingit tagasilööke tulla, eks ole? Nii ongi, et see nagu tajumine, et see läheduse tunne kindlasti tasapisi siis et sa näed kuskil mingit hoonet läheneb, füüsiliselt, eks ole, et seal midagi toimub. No Katrin, sa ütlesid, et lennujaam sai oma käibe tõttu esimest korda sinna ja kohe platseerus teisele, et oskame me seda fenomeni ka selgitada, et miks ta siis nüüd nii populaarseks sai? No lennujaam kindlasti ma arvan, et ühelt poolt on siin see, et enamikule inimestele lennujaamaga tõesti vast on see positiivne emotsioon, ta on ikkagi ju mingisugune puhkus ja uued kogemused, et Tallink kuulub mõnes mõttes sinna samasse kategooriasse ja kui vaadata, siis ka näiteks tööandjana on mõlemad ettevõtted esikolmikus, et selles suhtes ta ei ole üllatav, et inimestele see ju viitab natuke sellele, et kõik on väga õnnelikud, saavad Eestist minema. Siis on kohe annaks. Nad tulevad tagasi. No jah, aga et saaks kogu aeg kuidagi käia edasi. Aga see lennujaama fenomen, et mõtle, et seal on nagu see turvakontroll, et võib olla sul 1,5 tundi, 2 tundi, on ju. Ei ole positiivne, on ju. Ei ole ju positiivne, aga ta ei mõjuta seda üldist kuvandit, on eks. Ja see, mis lennujaama puhul tasub võib-olla märkimist, et ta on bränd hästi tugevalt hinnatud just jõukamas. Ja lennujaam on ju ainukene üks vähesed ettevõtteid, kes kogu aeg on raporteerinud, kuidas nende läbinud reisijate hulk või siis deklareerivad seda käibe või siis kasvu on, eks. Aga huvitav, ka neid on räsinud teatud liiki nagu skandaalid või nagu, üks oli see parkimisteema, eks ole, vist paljude jaoks jäi see siis kaugeks, eks ole, et seal raha läks kuhugile kõrvale või et kui tulevad jälle selliste nagu lennuliinidega seal omavahelisi sõneluse, et kes ütleb, et kes ei lenda või on liiga kallis või et need ei tundu nagu tavainimest üldse väga. Need ei tundu jah olevat siin mõjutanud, et lennujaamal on veel see ka, et tegelikult on ju, Tallinna lennujaam ongi selline mõnus hubane koht ja ka mujalt on tunnustust sellele tulnud, et seal on teeninduskvaliteet hea, eks ole, reisija kogemus on hea, et tundub, et kõik selline pool on hästi nagu siis, positiivne. Kui sa maineindeksis oled tugev on ju ja sul on mingisugune konflikt mingisuguse lennukompaniiga, siis see tugev maineindeks aitabki sellises kriisis nagu paista ikkagi see õigem pool on stabiilsem, usaldusväärsem pool. Kuule, aga kui palju seal on, kuna Tallink on nüüd ka, et me oleme lõpuks saanud sellest jubedast Covidist välja ja inimesed on saanud minema ja kuidagi on kõik see positiivne, kas sellel on ka oma selline mõju nüüd või et me oleme nagu seljatanud ühe suure ajastu või? Tallinki puhul oli seda ka küll näha, et tõesti Tallinki madalseis oligi sellel Covidi aastal ja nüüd edasi on ta nagu järjepidevalt tasapisi roninud sealt ülespoole, et selles suhtes jah, et kui vaadata, et need ettevõtted on esikolmikus, siis aga huvitav on, et Tallink ju tegelikult ju nii paljudesse riikidesse ega linnadesse ei vii reisijad, et kui sa võtad lennujaama, siis ta on ju aken põhimõtteliselt maailma, et ikkagi see fenomen nii tugev on, et miks, et kas see Tallinkil ongi see, et kuna need laevad on nagu füüsiliselt nii suured, et seda jätabki mulje, et see on võimas ettevõte, eks ole. Tallink on jah, ta on ka tugevuse poolest. Nii nagu pankade puhul on oluline see, et peakontorid peavad olema ikkagi kõrghoonetes ikkagi. Kas see, et Swedbank nüüd kolis veel, ütleme, prominentsemasse füüsilisse kohta, eks ole, siin Liival ja tänaval, kui me Tallinnast räägime, et kas see võib mõjuda talle pikas perspektiivis veel paremini või? Ka Liivalaia kontorist piisas sellest, et ta on seal on ju maine edetabeli tipus alati olnud, et välja arvatud mõnedel üksikutel aastatel, aga Swedbank on ka üks selline juhus,
et seda mõjutab ikkagi Swedbanki kuvandit hästi palju ikkagi Hansapank, on ju, Hansapanga bränd on ju, mis on nagu eestlaste poolt loodud, on ju, tehtud pank on ju, kuigi seal on rootslastest omanikud, aga ta on ikkagi palju lähedasem võib-olla kui mõni teine. Aga ma lihtsalt mõtlen, miks see nagu füüsiline, et isegi kui Swed oli vanasti, eks ole, Liivalaia alguses seal, ta jäi nagu kõrvale ja sa väga ei näinud, eks ole, kas seal töö käis või mitte, et ma olen praegu märganud, meil on väga palju pimedat aega, sa sõidad sinna ja kõik korrused põlevad, sa mõtled, töö käib. Noh, et ja kui töö käib, siis järelikult on nagu võimas asi, on ju, isegi õhtu nendele, et mina arvan küll, et võib-olla järgmine aasta me võime näha veel paremat positsiooni tänu sellele, et nad teilt korisid sinna arteri, noh, see on puhas spekulatsioon, eks. Nad on nii kõrgel positsioonil. Eelmisel aastal ma arvan, seda tugevust mõjutas need samad panganduse tugevad sellised kasumid ja see teema oli hästi tugevalt üleval, et siis oli Swedbank nagu selles edetabelis, eks ole, veel kõrgemal aga see on ka nagu huvitav, ja mis sa ütled, et kui on kasumid üleval, et see on kahetine asi, et üks on see, et see näitab, et ettevõttel läheb hästi ja samas tarbijad tunnetavad, et meilt võeti jälle nii palju raha ära. See võib seda suhtumise poolt alla tõmmata, aga tugevuse poolt ta nagu mõjutas, et eelmisel aastal need suured pangad kõik tänu sellele tugevuses nagu ehk tegelikult see on siis brändiomanikele vihje, et kui te palju teenite, et siis raha võiks välja tuua, et selles või välja võtta, et see näitab, et sa oled tugev, on ju, aga sa pead arvestama, et võib-olla siis ei suhtuta nii hästi, eks ole. No mis need 4., 5., 6. positsioon on, et rääksime 3 võitjast, aga kuna seal on ikkagi vahed väiksed, siis mis seal edasi toimub? Edasi ongi 4. positsioonil selle esikolmiku järel ongi see sama Swedbank ja siis tulevad toiduettevõtted, et Tartu Mill 5. ja esikümnes, ma nüüd võib-olla päris täpselt seda järjekorda ei mäleta, aga seal on veel jätkuvalt eelmisel aastal tõusid just mõned toiduettevõtted väga tugevalt, et noh, esikolmikus olidki Eesti Pagar ja Valio, nad ei ole kadunud sellel aastal esikümnest, püsivad mõlemad seal edasi. Ja siis on Circle K läbi aastat tugeval positsioonil püsinud. Saku õlletehas on esikümnes sellel aastal üle aastate ja 10. positsioonil. No, korra räägime erinevad, et Tartu Mill on tegelikult ju nagu üllatav, et kui ma saan aru Valio või Eesti Pagarist, sa igapäevaselt tarbid piimatooteid, noh, küsimus on, et miks üks ja miks teine, aga noh, et arusaadav on ju. Aga jahutooted või noh, nagu pastatooted, noh, mingis osas me ka tarbime, aga mitte võib-olla iga päev ei küpseta, et millest see nagu tuleb, et see kas see on mingi, ma ei tea, Aivar, sa arvad, et see on mingisugune jälle ajalooline see, et see jahu mingisugune alus nagu asi, millest me kõik kodudes tegime või miks see renoveerimine nii hea? Sõltab jälle kihist, mõne jaoks on pastatooted ikkagi number 1 võrreldes muu kartuli või mõne teise asjaga, riisiga, et sõltub on ju, et ja nähtavasti brändi nimi on ka niisugune, ikkagi vihjab selle kohalikkusel, kuigi vist Nad on ka ju tooted on toodetud igal pool üle maailma. Aga siin ma usun kindlasti see mingisugune selline traditsioonilisus ja looduslähedus ja see on, et Tartu Mill on üks nendest ettevõtetest, mis ka sellise rohekuvandi uuringus näiteks on üleval, et see on natukene sellega seotud, et kellele mida, et kellele võib-olla on tähtsam see, et ta on keskkonnahoidliku kuvandiga, kellele võib-olla see sama traditsiooniline, see selline Eesti põllumajanduspõld ja need. Räägime korras Circle K-st, et kui neile sunniti see brändi vahetus, sellepärast, et toimus omandi vahetus ja see stat oli tõesti nagu tohutult hea kuvandiga bränd nagu läbi aja, siis ma mõtlesin küll, et no vaesed kommunikatsiooni inimesed, et kuidas nad õpetavad esiteks hääldama, selle meelde jätma, kõik see asi on nii õudne, on ju. Ja nüüd me näeme, et tegelikult on stabiilselt olnud seal topis kuskil, on ju, ja nüüd ta on meil seal 10 hulgas, et mis see fenomen on, sest ka kütusefirmasid on ju tegelikult palju seda enam, et meil on ju nüüd rohepöörde tõttu see elektriteema, mis ei oleks nagu üldse sellega nagu seotud, et miks me näeme teda seal? Ja Circle K ongi ettevõte, mis tegelikult on kõige stabiilsemalt olnud esikümnes ja ei ole sealt ainuke ettevõte, mis ei ole enam kui 10 aasta jooksul sealt kordagi välja langenud. Aga ma arvan, et nad on osanud väga hästi olla selles suhtes pildis lisaks kütusele ka kõige muuga, mis kuulub ühe sellise teenindusjaama juurde, et nemad on ikkagi väga tugevad liidrid selles samas kiire toidus, selles on the go kohvi pakkumises, et nad on osanud tulla niisugust trendidega, mis on jäänud siin püsima.
ja kui 10 aastat tagasi toimus nende nimevahetus, siis nad ikkagi tegid väga massiivset toetavat kommunikatsiooni, et nad ei langenud ka sellel nimevahetuse aastal ei langenud esikümnest välja, et mõnede brändide puhul see on juhtunud, aga nende puhul seda ei juhtunud, et ja see on nähtavasti ka selle ütleme kommunikatsiooniga efektiivsuse siis, ütleme massiivsuse efektiivsuse taga. Ma lihtsalt mõtlen jälle, bränditeooria seisukoha pealt, brändi nimi on täielik jama, eks ole, selles mõttes, et ega kõik meil inimesed esiteks ei oska inglise keelt, nad ei tea, et see on mingisuguse K-tähe nagu ütlemine inglise keeles on ju, et see ei ole üldse nagu loogiline, aga ometi sellest lähtuvad või sellest selle tulemusena või mitte tulemusena nad on õpetanud lihtsalt seda kuidagi hääldama ja sellest kuidagi kõrvale vaatama. Kas see fenomen lisaks sellele teeninduse asja, et nad suutsid ikkagi lokatsioonid omal ajal panna hästi paika, mitte et meil on kõrval konkurente, kellel on ka neid teenindusjaami suhteliselt tihedalt, aga et kas see Circle K asukohad siis üle Eesti on nagu nii palju paremad või? Üle Eesti nähtavasti mitte, aga suurtes linnades, nähtavasti eriti Tallinnas on nad küll väga heades kohtades, magistraalide ristumiste kohtades, et kindlasti kohavalik on neil olnud hea ja et see nimevahetust ka siis soodustas see, et see asi ju ega tankla asukoht ei muutunud, ikka samasse kohta, et ma ei peagi teadma, et mis seal konkreetselt nimi on seal Circle K või Circle või mis iganes. Tulin sinna kohta, kus teadsin, et ennem midagi alus. Ja, et kus saab tankida ja osta. Katrin, Saku õlletehas meile päris suur uudis on ju, et õnnitlused selle eest, et sinna said, aga mis nad siis õigesti on teinud aasta jooksul või siis viimaste aastate jooksul ja nüüd see kulmineerunud inimeste jaoks? Jah, Saku õlletehas ka selles mõttes, et ega ta ei tulnud ka kusagilt teab kust madalalt on ju, et Saku õlletehas on ikkagi sellise 20 mainekama ettevõtte seas püsinud siin ka teistel aastatel ja pikemat ajalugu vaadates ka seal esikümnes on neil, aga nüüd tõesti nendel on olnud selline pikem vahe natuke sellega, et täitsa esikümnesse jõuda. Et tundub, et noore tarbijani on Saku õlletehas kuidagi paremini jõudnud, et torkas silma, et no selles mõttes on huvitav situatsioon, et kui neid omavahel vaadata, Alle Kokk ja Saku õlletehas oli juba siis, kui me kunagi alustasime nende uuringutega, et seal oli juba siis, eks ole, et mõnes mõttes Alle Kokk tuli, siis ta võttis positsiooni mingis momendis ju Saku õlletehalt ära, eks ole, kes oli pikalt ikkagi väga heas positsioonis on ju. Ja nüüd on natukene teistpidis hakanud minema, kuigi midagi ei ole ju olulist muutunud portfellides, me vaatame sarnane, et ma ei tea, Aivar, on sul mingi kõhutunne, mis seal siis võib olla, et miks see muutus on ühele või teisele poole? Mingisugused aspektid võivad olla ka juhuslikud, et lihtsalt on 2 tugevat liidrit on ja nagu siis, kui Ale Kokk turule tuli, et siis nende hüüdlause oli, et sinisest on siiber on et vahepeal saab punasest siiber et mingi vahelduse moment. Aga miks seal osad teised, et minu oma kunagine tööandja, et miks me Orklat ei näe enam seal topis on ju? See praegusel juhul ei ole see, et miks on, nad on palju teinud, nendest on palju räägitud, nad on igal pool nähtaval, endiselt valdkonnas, kas neile on saatuslikuks saanud sisendhindade tõusud, mis on nagu mõjunud, toote hinnad on juba ei ole enam ostetavadki, nii kallid on ja grammkaalud on ka väiksemaks lihtsalt läinud, aga mitte ainult nendel, et kas see võib olla üks teema või? Orkla puhul tundub kindlasti, ma arvan, et see on üks nendest mõjuritest, on see hinnateema, sest et siin kui vaadata, siis see ei ole ainuke uuring, kus on näha sellist Orkla väga tugeva positsiooni mingisugust mõranemist, et näiteks ostukäitumise uuringus, kus me hindame brändide hinnakvaliteedi suhet, siis seal on nagu juhtunud see, et Orkla, kes enamasti oli ikkagi seal nii-öelda soodsas positsioonil, on sellel aastal liikunud üsna ebasoodsa hinnakvaliteedi suhte alale. Siin on ikkagi see maailmaturul toimub, et kaotoodete üli kõrge või kõrge hinnatõus, meil ei ole kohvitootjaid siin edetabelis on ju, et meil nad ei kvalifitseeru on ju, aga kindlasti oleks see kohvitootjatele täpselt samamoodi kohvijubade hinnatõus on ikkagi niivõrd
see on jah nagu nii silmatõrkav, eks ole, selles valdkonnas see, et noh, toiduhindadest jah, ka teistel on ju aga see on nagu niivõrd silmatõrkav siin mitte kordades on, eks. Kuule, aga kas seal on mingit lahendust ka, et selles mõttes ma ütlen, et minu jaoks oli natukene kurb, sest ma olen harjunud kunagi vaatama, et me olime Hansapangaga seal nagu kaugel eest, eks ole, teistest on ja siis oli pikk tühi maa on ja nüüd sa nagu otsid seal keskel, et kas on üldse kadunud ära, et ta on kõik keskel kuskil seal on ja et kas on midagi neil nagu teha selle üldise hinnatõusu vastu, et kuidagi mitte leevendada, aga et tarbijad ei tajuks, et noh, et see on umbes Orkla viga, et ta paigutab ta nüüd sinna või see paratamatus, et kui see nii on, siis ta lihtsalt karistatakse ära kõikide teistega selles valdkonnas. Kindlasti seda oleks saanud kommunikatsiooniga leevendada, eks, ja võib-olla ka tekitades mingisuguse soodsama kuvandiga või sortimendi laius, aga ma ei tea täpselt, mis võimalused muidu Orklal olid. Aga ma isegi ei mõtle Orkla puhul, et noh, üleüldiselt, et see sisendhindade tõus on päris paljusid tabanud, rohkem teisi, et kas brändil ja see on nähtav siis läbi, eks ole, nende hindade seal poodides, inimesed on pahased, nad ei saa osta neid enam ja kas on üldse midagi teha, et jah, nad toovad grammkaale alla, proovivad teha ühiku hinda madalamaks, siis tekib see teine asi, noh, nagu ma vaatasin hiljuti küpsised, et 163 grammi, no mis asi see on, mis see 3 grammi seal on, ma saan aru mingid võib-olla pakendamise ja nagu suuruste teemad, aga noh, niisugused veidrad asjad, et kas on midagi, mis nad saaksid üldse see valdkond teha selleks, et leevendada seda, et järgmine aasta me näeks natuke teistsugust situatsiooni või? Aga see, mis garanteerib neile ikkagi see, et nad seda tõenäosust suurendab, et nad selle kriisi aja või selle ütleme negatiivse perioodi elavad kiiresti üle, on see, et nende baastase on hästi kõrge, nende maineindeks, nad on hästi tugev bränd on ja see võimaldab tegelikult seda kriisiperioodi või negatiivset perioodi suhteliselt lühiajaliselt elada, eks, et see tõus võiks olla, kui see hind või stabiliseerub on ju või muutub soodsamaks on ju, see kindlasti see taastumine saab olema Kalevi-sugusel tugeval brändil saab kerge olema, aga nüüd ma ei tea, mis toimuma. Kuidas see nagu jääb, on ju. No siin oli ka selgelt näha, et sama madalam sissetulekurühm, et seal oli see kukkumine ikka selline tugev ja tegelikult kõrgemast sissetulekurühmas seda ei ole nii palju näha. Samad nagu, noored inimesed, keda nad võitsid väga selle pakendi muutusega, mis siin võib-olla osadele vanematele nii väga ei meeldinud mõni aasta tagasi, on ju. Noore tarbija nad võitsid, noortarbija on jällegi ka hinnatundlikum ja kas sina kui praktika, et mis sa oleks teinud, kas sa oleks tulnud selle suure hinnatõusuga kontekstis mingite odavamate variantidega, et mis on ma arvan, et see ei oleks toiminud. Ei, lihtsalt see küsimus on jah selles kommunikatsioonis, et ma arvan, et see läheb siit nagu välja, aga mitte ainult nemad, aga just hiljuti oli ka AK tegi sel teemal, et mis need grammkaaludega sai üle kõikide või milliliitritega ja nii edasi. Ma arvan, et toiduainete kommunikatsioon oleks pidanud olema palju läbipaistvamalt öeldud, et me peame tegema sellise otsuse, et tuua ühiku hinnad alla, et te näete seda ja nüüd te võtate nii palju vähem, eks ole, sellest, et see natuke jälle tehti siukest sneaky asja ja selle tulemusena see usaldusväärsus sai nagu kannatada, inimesed nüüd avastavad jälle kodudes sellist asja, et see on nagu kehva asi, jah. Pigem on jah küsimus selles, et kui see nüüd on väga pikalt niimoodi, et siis see taastumine ei tule ju nii lihtne, et inimestel lihtsalt pole raha ja vaatavad, et ma mitte ainult, et ma lähen mingi odavamat alternatiivi, ma lihtsalt ei söö. Et sa jätad lihtsalt selle söömatu, võib-olla see on nagu hea kehakaalule mõjub võib-olla hästi, aga valid teisi odavamaid alternatiive. No kas sa valid jälle, et see on ka nagu küsitav. No sa ei pea šokolaadi ka maiustust ostma, ostad mingit muud. Ja no selles mõttes jah, et sa lähed sellest kategooriast välja, eks ole, et sa ostad, aga kõik asjad on nii palju kallimaks läinud, et see on omaette küsimus, on ju, et ma ütlen, et ega seal ei olegi mingit head lahendust, on ju, et muidu oleks need lahendused meil ju laua peal kõik olemas, et ma ei alahinda ju meie valdkonnas töötavate inimeste nutikust on ju, aga et ma just mõtlengi, et see kohe karistatakse tarbijate poolt ära ja mingid kategooriad saavad paremaid tulemusi tänu sellele, mingisugused halvemaid. No Katrin, tegelikult me vaatasime nagu üle Eesti toppi, on ju. Kas siin me armastame Tallinnat vaadata, me siin elame, kuigi meil kõik kuulajad on igal pool, kas Tallinna topp on natuke teine vist on?
kindlasti ta on natukene teine, aga praegu ma ausalt öelda peast. Kusjuures mina eile vaatasin, Selver oli number 1. Selver oli number 1. jah, et see on nagu huvitav, et kui nagu üle nagu Eesti vaadata oli Coop, aga need konkurente on siin. No ma ei tea, mis selle fenomeni taga võiks olla. Selverit peetakse ju väga kalliks kohaks on ju, kuigi ta alati ei ole kõikides asjades, aga nii on ja selle võrra ikkagi nagu saab head hinded. No siin on ka seda baasi nende jaoks, et siin on jõukamat tarbijaskonda, klientuuri on ju, ja siin on nende lipulaevad on ju, Järve Selver ja ütleme siis Pirita Selver. Mis on sellised võimsad kauplused, eks ole. Ja ilmselt on ka see hinnakuvandi teema natukene nüüd ühtlustunud, et ilmselt ei ole see Selver enam nii palju... Jah, aga ma mõtlen, et klassikaliselt on ta peetud, eks ole, eks ta on nagu jäänud kuvandisse sisse ka, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui me just arutasime, et kui toiduainete tööstusele üldse, eks ole, see hinnatõus ei ole hästi mõjunud, et siin võiks jälle öelda, et see, et sul on natukene nagu kallim kuvand, tegelikult ei morjenda, et see annab ikkagi selle meeldivuse ja tugevusele ikkagi oma plussid. Sa saad kompenseerida seda kaubavalikuga, et see on just täpselt see, mida Eesti kohalik inimene tahab, et selle maitsega sinu nagu Selveri köögi puhul need tooted on ikkagi ju kohaliku maitsele ja müües rohkem eestimaiseid ja kohalikke tooteid ja kindlasti mis nad eristuvad meie kaubandusuuringutes on sellega, et teenindus on väga tugev ja kogu see ostukeskkond on nad suutnud luua sellise ostukeskkonna, kus inimene tunneb ennast hästi. No Katrin, sa juba tõid välja, et mõnes mõttes meie jaoks oli võib-olla natuke üllatus selle lennujaama kiire tõus sinna, kuna varem polnud vaadanud. Ei olnud vaadanud, aga ei tea. Aga kas sul oli mingisugused teisi, kui sa seal vaatasid hilisemaid toppe ka või et nagu üllatused, et tegelikult ei oleks oodanud, et vastavalt majandussituatsioonile või et need brändid sinna platseeruvad, kuhu nad platseeruvad? Ma arvan, et neid, mida me praegu veel läbi ei rääkinud, et ma ei oska vast tuua mingisuguseid muid üllatusi, et tõesti seesama Orkla kukkumine oleks oodanud, et äkki on natukene väiksem. Ja teiste suhtes ei oskagi otsa. Pangandusest võib-olla seesama, et enne oli siin juttu Coopist, et Coop ja Coop Pank üksteist toetavad, et jah, et Swedbank on küll, eks ole, selgelt kõige mainekam, aga Coop Pank on ka üks ettevõte, mis on teinud võiks siis öelda, et see oli isegi brändi mõistes õige otsus omal ajal, et nad läksid nimetama panka selle brändiga, jah? Sest see on, ma mäletan su endaga, ma olen vaielnud teemal Kaleviga, et kui erinevatesse valdkondadesse seda peale võiks panna, ja võiks öelda ühest küljest, et toiduainete ostmine või müümine versus nagu usaldus pangas või ka mingis osas võib ju nagu sarnast usaldust vaadata, aga kas ma raha tahan sinna anda, kuhu ma lihtsalt ostan. Aga igal juhul poes käimine lõpeb alati finantstehinguga. See ühisosa on olemas, eks ole. Aga see tagantjärgi vaadatuna oli üliõige otsus neil. Et väga raske oleks olnud võib-olla teiste mingisuguse X nimega siis saada sinna ette otsa. Muidugi väljakutse on nendel, kuidas seda kommunikatsiooni hoida mingis osas erinev, aga mingis osas ühtse, eks ole. Et minu jaoks on see alati nagu koht, et kas nad siis nagu räägivad läbi või ei räägi läbi. Et me oleme siin ju mõlemat osapoolt intervjueerinud, et nad ikkagi elavad oma elu. Et vahel saavad kokku, aga bränd kuidagi läheb ja purjetab ühte pidi edasi. Jah, ja tundub, et üksteist toetavad küll, selles suhtes. No räägime korraga laiemast sellest, mis mõnes mõttes ju mõjutab, on see sama tarbija usaldus üldse toimuva vastu usaldusindeks, eks ole, mida me ka mõõdame kõrvalt, küll mitte selle raames, aga kuna Kantar Emor mõõdab paljusid asju, siis see on üks osa sellest, et mis need aspektid on seal usaldusindeksilt, käi üle veel, Aivar, mida me küsime seal inimeste käest? No me küsime suuremate institutsioonide usaldusväärsuse kohta ja üks, mida me oleme ka defineerinud siis nagu suurema institutsioonina on siis Eesti suurettevõtt sellise nime all, et siis ettevõtted nagu mingisuguse institutsioonina, et seal nad paistavad siis välja sellisena, et nad on ikkagi tükkmaad usaldusväärsemad kui Eesti valitsus ja Riigikogu, erakondadest rääkimata, mis see küsimus on, mis me seal esitame?
kas sa usaldad? Kas pigem usaldate või pigem ei usalda, et... Ja sa ütled, et suurettevõtted ehk meie need, kes meil siin tööandjad on, et neid tegelikult isegi kohati usaldatakse päris hästi, jah? No ütleme, et ta on keskmisest natuke madalama usaldusega, et ikkagi ütleme siis Eesti jõuameteid, Päästeametit ja Politsei- ja Piirivalveametit usaldatakse oluliselt enam ja Eesti Kaitseväge ja suuri institutsioone nagu Euroopa Liit ja NATO usaldusväärsus on ka kõrgemad, aga iseenesest jah, et Eesti suurettevõtete usaldajad on ligikaudu 40% kogu elanikkonnast ja see protsent, kuna me teeme seda usalduse indeksi mõõtmist me teeme iga kuu, siis on näha, et siis sel aastal on see usaldus mõnevõrra siis paranenud võrreldes siis ütleme eelmise aasta tulemustega, et see on mõnevõrra siis kasvanud Eesti suurettevõtete usaldus, Oskad sa, ka nende teiste institutsioonide suhtes ka, et oskad sa nagu öelda, mis see põhjus on, miks meil nüüd juba mingis osas midagi paremaks hakkab minema inimeste jaoks? Või vähemalt nad ütlevad niimoodi, et nad usaldavad neid rohkem. No, see on ka põhimõtteliselt antakse hinnang sellele, et selle tulemusele midagi hakkab paremuse poole minema. Konkreetselt seda uuringust nii süvitsi ei saa sinna minna, et seda põhjuslikkust siin kaevama hakata, aga eks see, ma arvan, et ma usun ise ja seda oktoobrikuine ja novembrikuine uuring näitasid, et tarbijate elanike kindlustunne on tasapisi hakanud kasvama ja optimism seoses sellega, et see ka muudab inimesi lahkemaks ka hinnangutes, et ka suurettevõtted paistavad positiivsemana välja, et see sõltub nagu sellest hästi palju et sellest majanduskontekstist, et kui majanduses hakkab paremini minema, eks siis ka see üldine usaldus peaks hakkama paranema, aga üldiselt kui sellest uuringust lihtsalt, mida olulist välja tuua on see, et suurettevõtted paistavad pigem siis nooremale elanikkonnale rohkem usaldusväärsemana ja kindlasti siin on see lõhe see keelerühmade lõikes, et muu rahvuse jaoks on seal probleem ja ka täpselt sama, et nagu ka paljude brändide puhul, et see madalam sissetuleku rühm on hästi kriitiline, eks juba tulenevalt sellest nende madalast ostuvõimest ja kui Eesti tarbijate ostuvõime järgneval aastal hakkab kasvama, mida lubatakse, et siis peaks muutma ka inimesi optimistlikumaks, kindlamaks ja ka lahkemaks. Ehk need on natukene korrelatsioonis, eks ole, et kui inimestel tekib suurem usaldus tuleviku suhtes, lootus, et nad hakkavad rohkem kulutama, keskkonnal lähebki paremaks, selle tõttu rohkem makstakse ja hakatakse rohkem kulutama, et ta nagu spiraalis hakkab ülespoole minema. Ja me siin vaatasime aasta aega tagasi suga korra sellel usaldusel teemal otsa, et siis oli olukord selline, et suur, ütleme selline küsimärk oli siis Trumpi järgmised tegevused, et mida see nagu tähendab, et väga palju ei ole muutunud, on palju muutunud, aga suures pildis ongi muutunud täpselt seda, mida siis nagu arvati, et muutub, et väga palju segadust on ja tundub, et inimesed on hakanud ikkagi ära harjuma uuesti selle segadusega ja sellest vaatamata siis vaatavad sellest mööda, et äkki on nüüd juba piisavalt olnud sellist halba aega, et äkki peaks vaatama positiivsemalt otsa. Et kui sa vaatad järgmist aastat, mida sa ennustad, et kas me saame öelda turundajatele, et võib-olla esimene poolaasta veel ei terenda, aga äkki siis teine poolaasta peaks olema parem? Ma ise loodaks, et juba esimeses kvartalis peaks ikkagi ilmnema nende tulumaksu muudatuste mõju, et see 100 eurot, mis jääb nüüd rohkem, eks ole, kätte inimestele. Paljudel on ikkagi see päris suur ikkagi osa sissetulekust, et see, mis puudutab rahvusvahelist olukorda, siin on nii palju ebamäärasust, et see, mis stabiilne ongi see jätkuv ebamäärasus, et aga tundubki, et sellega oleks ära nagu lõpuks harjutud, et sa nagu lõpuks ka COVIDiga harjud ära, et see on ta see muutub nagu normaalsuseks, et uueks normaalsuseks nagu. Ma lihtsalt mõtlen, et kui inimesed või ütleme turundajad peaks praegu oma plaane tegema, et sa isegi ütleks, et pigem varem mõelda sellistele
tärkavatele võimalustele ja oma siis nagu turunduskulutusi ja tegevusi juba planeerida varasemaks, mitte hilisemaks. jah. See on ka nagu huvitav, et siis läheb, sinu järgi vähemalt läheb andmiseks järgmiseks aasta alguseks ja siis kui see väljendub ka reklaamirahades, siis ju meedia hakkab paremini oma tööd saama teha ja see on nagu eks kõik läheb. näha oleme juba veebruaris, märtsis, et ma ise loodan, jah. No Katrin, mis sa ütled, mis meid järgmine aasta ees ootab selle uuringu tulemusena? Ettevõtete maine kohalt, no ma arvan, et igal aastal tuleb natukene jällegi üllatusi, et ennustaks, et selles uuringus ei ole esikolmik järgmisel aastal täpselt sama, aga ilmselt ka seal tipus selliseid hirmsuuri muutusi ka ei tule. Aga ma mõtlen alati, et mina mäletan kunagi minu jaoks oli see küll niisugune eesmärk või no mitte eesmärk, aga hea selline tagasiside tööle, et kui platseerusid eespool ja siis sa ikka mõtlesid, mis sa kategooriaga või ettevõttega peaks tegema, et sinna jõuda, et mis need soovitused on, et ma ei ütle manipuleerida tulemusi, seda ei saa, aga mis nende tarbijatega, missugust tööd peaks tegema, et sinna ettepoole saada? No kindlasti see nähtavus on üks asi, et ikkagi nii siin kui ka kusagil brändiuuringus etteotsa jõuavad need, kes on nagu meie juures kohal tõesti, kes on meie jaoks olemas igapäevaelus, et siis tarbija ka hindab. Sa mõtled tooted, teenused kätte saadavad, kommunikatsioon kätte saadav, jah, üleüldse nagu igasugune nähtaval olek on kindlasti nagu esimene asi ja siis sinna juurde tuleb see, et need uudised oleksid siis ka võimalikult positiivsed selle ettevõtte kohta, et see ongi see koht, kus alati ise juhtida ei saa, et juhtuvad need niisugused. Nagu me just rääkisime, et see kommunikatsioon on hästi oluline, isegi kui taust on negatiivne, siis eduka kommunikatsiooniga sa suudad seda parandada, või vähemalt kompenseerida teatud tausta negatiivsused. See on nagu inimeste puhul, räägi oma asjad ära ja siis teine pool kuuleb, mis mured sul on või kuidas sa neid asju tahad näha ja näidata. Kuule, näiteh Aivar, näiteh Katrin, loodetavasti oli hea ülevaade teistele ka, kes selle uuringuga varem pole tutvunud ja endiselt, kes siis tahavad, seal on ju 300 uuringus 100 jah, ega et 300 valime ja 100 ettevõtet, et piisavalt informatsiooni. Me täna ei käinud ka läbi ei sotsdemmi ulatuses neid, kuidas neid vaateid nagu seal on, et missugustes vanusegruppides sissetulekutes see top on erinev, et keda see huvitab, siis ta peab pöörduma siis Kantar Emori poole. Aga tänan teid osalemast. Aitäh. Ja tänan kõiki, kes tulid kuulama, vaatama ja järgmise korrani, järgmise episoodini ja seniks kõike head teile. Nägemist!